Kõik lähemegi järjest natukene lollimaks. Mõtlemise ressurssi jääb järjest vähemaks. Me olemegi lollimaks jäänud nagu päriselt. Kas sa tunned, et sul ei püsi asjad meeles? Keskendumine hajub, raamatut on raske lugeda, ei oska enam teha peas lihtsalt matemaatikat või et sa oled lihtsalt üldiselt lollimaks jäänud viimase paari aasta jooksul? Kui sa vastasid jah, siis esiteks õnnitlen. Sa ei ole ainuke ja teiseks, see ei ole lihtsalt mingi tunne. Inimesed, eriti noored, taandarenevad ja see on fakt. PISA-testi tulemused lähevad iga aastaga hullemaks. Ülikoolid on sunnitud enda standardeid madalamale tooma, sest Gen Z ei oska enam isegi lugeda ja esimest korda ajaloos on uus generatsioon lollim kui eelmine. Saatsin sulle pildi, kus on PISA-testi tulemused, on ju? Nägid seda? Olen näinud seda ka varem, ma nii rõõmus olen, et keegi veel nagu seda pilti vaatab ja muretseb selle pärast. Kas me põhimõtteliselt saame väita siis, et nagu me olemegi lollimaks jäänud nagu päriselt? No, kui me vaatame neid PISA-skoore, siis tõesti tundub, et me vähemalt oleme sinna suunas teel. Ja see on eriti kurb selles suhtes, et kui me vaatame tervet 20. sajandit, kogu aeg läksid kõik skoorid kerkisid. Kogu aeg läksime nutikamaks, tegime uusi tehnoloogiaid, kuni ühel hetkel nüüd jõudsime sinna kohta. Inimesed internetis räägivad nagu ühest suust. Ma ei suuda enam nii hästi mõelda. Mõnikord on selline tunne, nagu ma üldse ei mõtleks. Ülikoolis ei jää enam asjad pähe. Ma ei viitsi üldse mõelda enam, matemaatikast ei mäleta midagi. Keskendumine on raskem, ma ei oska enam kõva häälega lugeda, mõte kaob kiiremini ära ja ei oska enam kiirelt eesti keeles õigeid sõnu kasutada. Praktiliselt iga õpetaja ütleks seda, et need ülesanded, mis 5 aastat tagasi olid täiesti tavalised, on nüüd rasked ja õpilased ei suuda keskenduda. Üks suurem ülevaade, mis vaatas läbi 71 erinevat uuringut leidis, et mida rohkem inimesed kasutavad lühivideo platvorme, seda halvem on nende kognitiivne võimekus ja vaimne tervis. Väga lihtsalt öeldes on meie ajul selline supervõime nagu neuroplastilisus, ehk ta muutub vastavalt sellele, mida sa temaga teed. Kui sa kogu aeg vaatad lühikest sisu, mis vahetub ühest asjast teisele, kogu aeg käib vahetus, siis see valija seal ajus õpib ära, et tegelikult kõige parem on nii, et sul kogu aeg sisu vahetub. Kui sa pidevalt loed raamatuid ja teed raskeid ülesandeid, siis su aju on nagu jõuksis ja saab aru, et ta peab olema tugevam. Kui sa tarbidki ainult sotsiaalmeediat 10 tundi päevas, siis su aju kohaneb sellega. Ja see ongi koht, kus tekib konflikt, sest kool, töö ja päriselu ei tööta TikToki tempos. Kui sa siis oled järsku ülesande ees, kus sa pead midagi pikalt tegema, see võib olla koolitöö, aga ei pruugi olla koolitöö, on ju. See võib olla hoopis eraeluline probleem, kus sul tegelikult nüüd on vaja pikalt keskenduda. Siis see on väga raske selle ajule, sest ta ei ole absoluutselt treeninud ja harjunud seda asja tegema. Aga me oleme ammu kuulnud juba seda katkist grammofoni, et sotsiaalmeedia hävitab meie ajurakke. Aga nüüd on asi huvitavam, sellepärast et meie igapäevaellu on tunginud AI. Nüüd me ei ole lihtsalt ülestimuleeritud, vaid meie ees tehakse viimnegi mõtlemine ära. Ja see kombinatsioon, me oleme endale korraliku supi kokku keetnud. Koolis on nii lihtne ChatGPT-d kasutada ja ise ei viitsi lihtsalt midagi teha. Arvatavasti olen lollimaks jäänud ChatGPT pärast. Ma olen läinud nii mugavaks tänu AI-le. Meil on ChatGPT, mis meie eest mõtleb ja aju ei viitsi probleeme lahendada. AI on võtnud mult loovust. Mina nimetan seda ajuvabaduseks, et see tegelikult nagu ise ei ole see inimene enam. Ja kui niimoodi sõnastada, siis see on ju päris hirmus. AI kasutamist koolitöödes on hakatud päriselt uurima. Näiteks 54 inimest pandi kirjutama esseed. Need inimesed jagati 3 grupiks. Ühed kasutasid AI-d, teised otsingumootorit ja 3 lihtsalt enda aju. Ja tulemustes oli selge muster. Mida rohkem inimesed kasutasid välistabi, seda vähem nende aju ise töötas.
Samuti ei suutnud AI grupp paar minutit hiljem enam meenutada, millest nad just essee kirjutasid. Ütleme need mingid rasked ülesanded on ja sul on mingi raske meil vaja ära kirjutada, sul on mingi raske kirjand. Kui sa selle ära teed nagu ise, vaata, sa näed vaeva, sul on pärast ülihea olla, aga kas sa saad selle sama tunde siis sellest ka, kui sa teed selle AI-ga ära või see jääb üldse puudu ja siis see omakorda mõjutab, on ju? Just, väga õige küsimus selles suhtes, et muidu see, et sul on väiksed eduelamused, see viib sinnani, et sa ajus treenid selle aru saama, et okei, kui ma teen asju, siis see on ka tore. Ja ma saan väga tugeva nagu mõnu signaali. Aga kui sa ei tee neid, sa ei koge neid efekte ja ainus nii-öelda mõnu signaal on see, kui sa näed nagu natukene huvitavat TikToki videot, ja sa oledki nagu sellises surnud ringis, eks, et sa ei saa sealt välja, kuna see on ainus asi, mis sulle nagu huvi ja mõnu pakub. Tähelepanu reisijad, lennujaamas on märgatud pesukaru. Veel pole teada, kuhu ta reisib, aga aprillis on kõigis Supertravel sihtkohtades reisinet 20% soodsam. Vabane kallist roamingust. Vaata super.ee/travel. Minu vanused ja kõik, kes tulid enne seda, pidid kooli läbima ilma tehisintellektita. Me pidime kirjutama kõik oma esseed, kirjandid ja kodutööd ise valmis. Tuupisime, pusisime, nutsime, tegime vigu ja õppisime nende pealt. Aga kõige suurem küsimus ei olegi meie kohta, vaid nende kohta, kes kasvavad üles maailmas, kus see protsess on võimalik vahele jätta. Mis seal ikka? Mis siis, kui nad kogu sõnavara ei oma? Ei, lapsed ei oska enam lugeda. Nad ei taha pikka teost lugeda, et on ju mul kogemusi olnud küll, kus tekkis konflikt õpilastega, kui nad ei soovinud lugeda Tammsaare Kõrboja peremeest ja pärast seda ma ei olegi nii pikkade ja keeruliste tekstide lugemist nõudnud. Uuringus, kus osales 350 õpetajat eri maailma piirkondadest, tuli välja, et 93% koolidest on pidanud lisama õppekavasse eraldi lugemisaega ja 57% koolidest on hakanud kasutama ka ettelugemist, et aidata õpilastel rohkem aru saada. On jah õpilasi, kes ei saa aru tekstist, et nad alati leiavad võimaluse, et võtavad ChatGPT lahti, mis teeb nende eest asjad ära, kes võtab teise mõtted, teise teksti, et see on lihtsalt masin, ta muutub ise ka masinaks. Sa ei pea põhimõtteliselt midagi tegema. Sa ei pea raamatuid läbi lugema, ise teksti välja mõtlema, ega isegi aru saama, kuidas näiteks matemaatikas mingi tulemuseni jõutakse. Ja see ongi tegelikult kõige olulisem osa. Õppimine ei ole see, et sul on lõpus õige vastus. Õppimine on see protsess, kuidas sa selleni jõuad. Kui see osa ära jätta, siis su aju ei tee tööd ja ei arene samamoodi. Loomulikult ei puuduta kogu see asi ainult kooli, sest isegi kui kool tundub sinu jaoks suva, siis see, kui suure osa mõtlemisesse AI-le delegeerid, tuleb sind tulevikus ikkagi tagumikust hammustama. Selleks, et milleski hea olla, on vaja treenida ja sul ei ole võimalik areneda ja edasi jõuda, kui sa ei tee seda treeningut. See ongi tegelikult kogu kooli mõte, eks. Kool võib pinda käia, need ülesanded võivad tunduda mõttetud, aga tegelikult, mida me koolis õpime, ei olegi mitte need spetsiifilised sisud osmoosi ja mitoosi kohta, vaid see, et sa õpid õppima ja pingutama. Kriitiline mõtlemine on see, kui sa otsustad, mida uskuda, kuidas lahendada probleeme ja kuidas sa üldse aru saad, mis toimub. Uuringute tulemused näitavad üsna selgelt, et mida rohkem inimesed AI-st sõltuvad, seda nõrgem on nende kriitiline mõtlemine. Ja eriti ebamugav on see koht. AI kasutamine võib mõjutada seda, kui sügavalt ja reflekteerivalt inimesed suudavad mõelda. Ei huvituta enam tõsistest probleemidest ja puuduvad ka sellised faktiteadmised õpilastel, et nad ei tea paljusid asju, mida võiks teada nende vanuselt. Nad teavad, et nemad võivad lõbutseda, masin mõtleb nende eest, siis võib juhtuda, et järgmised generatsioonid tulevad viletsamad kui praegune. Sellepärast, et see mõtlemise ressurss jääb järjest vähemaks. Kui see kõlab, nagu ma tahan teid hirmutada, siis teil on õigus, ma tahangi. Kui juba praegu on näha, kui lihtne on inimesi mõjutada, kui lihtne on langeda propaganda ohvriks ja kui lihtne on meedial inimesi suunata ja manipuleerida. Ja see toimub ajal, kus inimesed on veel suutnud ise mõelda, siis mis saab 10 aasta pärast?
päris hirmus tegelikult. Päris hirmus, aga mul on hea meel, et nagu osad noored inimesed ka arvavad, et see on hirmus. Et mitte ainult mina. Et mina tükk aega juba arvan, et see on väga hirmus, aga mul on hea, et keegi veel arvab. Ja nüüd tekibki küsimus, mis saab edasi? Kas maailm on hukas? Veel mitte. Varsti võimalik, aga praegu on vaja muudatusi ja kiiresti. Muidugi tasub öelda, et Eestis ju need PISA skoorid veel ei ole alla läinud, nii et ehk on meil veel siin hetk lootust, aga me ei peaks kuidagi uskuma, et kui me mitte midagi ei tee ja kõik kogu aeg oleme sotsiaalmeedias ja tehisaru kasutame, et siis ka skoorid kerkivad. Ei, siis me peaksime vaatama, et mujal on juba juhtunud, mis me saame teha, et meil ei juhtuks. Nii et küsimus ei ole enam, kas AI ja sotsiaalmeedia mõjutavad meid. Nad teevad seda kindlasti. Küsimus on selles, et kas sa lased neil seda edasi teha. Aga mis te arvate? Kas te tunnete, et te olete jäänud tiba lollimaks viimase 5 aasta jooksul? Ja kas seda saab siduda sotsiaalmeedia ja AI kasutamisega? Jätke oma mõtted ja arvamused kommentaaridesse.